Kallid päikesejänkud, teil on võimalus tulla vaatama mind ja Tänni ja teisi huumoriklubi koomikuid. Suvetuur 2026. Tuuril. See on huumoriklubi suvetuur, see on toimunud juba mingi mitu aastat? 10 aastaid. 10 aastaid, see on 10 aastaid olnud. Tulge vaadake meid seekord ka, me oleme üle Eesti. Piletid saab suvetuur.ee ja näeme seal tšiki-priki ja joogid, teeme jooki, teeme patsu. Teeme pattu. Kleepse ei ole. Templid on. Ei, nagu vaata, tavaliselt küsitakse jänkude nagu kleepse. Meil ei ole templeid ka jänkude. Meil on sitaks kleepse. On või? Jah. On päriselt? Meil on nagu 1000 kleepse. Tänni käest saab kleepsu? Jah. Tänni on seljakotis kleepsud, küsi kindlasti, kui sa näed seal pärast, oleme ukse juures, hei, tšau. Kui sa oled hot beef, kirjuta kleepsu. Ja Tänni lõpeta sulle kirjutamist. Nii et see on nagu perfect. Sulle tuuri. Miks magan jälle? Diivani peal, miks magan jälle? Come on, me oleme põhimõtteliselt nagu... Perekond. No me oleme literaali perekond. Me oleme literaali perekond. Courtesy of... Aga tead... Siin on looris veel asja. Siin on loor... Oi, kui jänkud teaks, kui sügavale see loor läheb, see on nagu crazy. See on crazy, aga see on crazy ja seda saab teada kunagi mingis Patreoni episood. Kunagi saab, kunagi kui me otsustame teha. Ja paljud on küsinud, millal tuleb Patreoni episood. Minu vastus on... Kas see viimane ei andki Patreon või? Oli jah, viimane oli aga palun. Ja kui te mõtlete... Ja kui te mõtlete, et miks ei tule tihedamini, sest teid pole piisavalt, et see motiveeriks meid. Ja see lihtsalt on nii, kohe kui tuleb mingi 100 Patreoni täis, oi, siis nagu saelaudu hakkab tulema. Saelaua tehasest. Contenti tulema. Content. Siin tuleb igast teha, siis me panemegi legit streami sinna. Paneme legit. Te näete, kuidas Tän klubis piffidega tatti paneb. See tuleb uus klavikular. Mis asi? Tead, kes see on? See on see USAs. Me rääksime sellest tegelikult mingi kord. Ja see on see USAs mingi see tüüp 20 aastane. Lux Maxing ja really cringe. Anyway, me rääkisime sellest Patreoni episoodist tegelikult. Tahate Patreoni episoodist kuulata? Mingi Patreon. See on ka Patreon vist. See on ka Patreon. Me teeme nüüd ainult Patreoni. Me teeme ainult Patreoni. See on ülikahjumlik podcast. Yeah. Tõnu, kas sa odavamalt saad teha või? Kas me saaks läbi arutada? Kas me saame lihtsalt nii teha, et kõik Patreon läheb sulle? Nagu in perpetuity. Et kui mingi hetk tuleb 5 sotti kuus, sa saad ikka selle. Mis iganes, kui kõrgele me ajame selle asja. Jaa. Et kõik. Aga siis on see, et miks meie teeme seda. Lihtsalt for fun. For fun. Kuigi vaat, siin on ka see, et meie hüpotees on see, et podcasti tegemine aitab kuidagi nagu pileteid müüa. Aga tead, mis? Ja see ei ole see põhjus, miks me teeme seda. Aga meie hüpotees on see, et see nagu aitab pileteid müüa. On ju. Ja tead, mis? Mul on sooduskood. Nüüd juba terve tuur on ju. Äid päikesejänkudes. Aha. Ja ma arvan, et ma müün mingi 7 piletit läbi meie podcasti. Kus on kasutatud sooduskoodi. Nii et ma ei tea, kas see on see, et nagu kuulajad tahavad toetada ja ei kasuta seda koodi. Või te olete kõige suurem punt muidusööjaid siin vabariigis. Jah. Ei, sest see tuletab mulle isegi praegu meelde, et ma isegi vist ei teinud sooduskoodi jänkudele. Fuck. Äkki nad tulid sind vaatama. Ei, aga ma ei teinud sooduskoodi. Mäletad seda ühte episoodi, mida Hendrik ei lubanud meil uploadida? Ma ei mäleta, kus see oli. See oli siis, kui me tegime mingi esimest päikesejänkude laivi, nagu live show'd. Ja siis me olime hästi solvunud. Me olime hästi solvunud oma publiku peale, et nad pileteid ei olnud ostnud. Ja siis me tegime lihtsalt episoodi. Türa, me lõpetame ära selle, kui te ei tule. Me saatsime vittu. Ja minge vittu. Te kuradi jänkud. Ei, no mis on veidi. Ei, aga see oli väga hea ja siis me ise olime mingid, ei, see on haigelt hea. Ja meil oli see, et see on ülinaljakas. Hendrik oli mingid, inimesed legit vihkavad teid pärast. Ja, need vähesed fännid, kes teil on. On nagu... Aga no see oli algusaastad ja vaata, eks sa peadki nagu vitsad kätte saama, vaata. Ja see ongi väga, väga raske grind, vaata.
see ei olegi, oleks see lihtne, kõik teeks seda ja kõik teevad seda. See Hugo kingit, ma ei tea, et tal isegi sul on mingisugune joonistus seal tallal. Jah, Hugo. Vaata siin üleval. Ongi. Ma tean, jah. Kallis. Ja siis need jubedad sokid. Aga see ongi see look nagu. Vaata, mis sokid. Oh shit, Beavis and Butthead. Okei, need on tegelikult päris lahedad. Stansi sokid või? Jah. Kus said? Amannu kinkis. Koos pilgutusega. Amannu kinkis. Stansi sokid, need või? Väga armas. Jah. Me ei suhtle enam. Miks? Ma ei tea, kuidagi. Tead, Pole podcasti jutt. Me räägime asju nagu väliselt, podcasti väliselt rohkem. Me räägime podcasti väliselt rohkem asju. Aga jah. The new wave. Oota, ma tegelikult tahtsin just enne, ma lugesin mingit head uudist, mis sulle meeldiks arutada. Aga mul ei tule meelde praegu. Ukraina sai ballistilised raketid valmis. Jaa. Zelenskit nägid Eestis? Jaa. Mina nägin ka. Üliäge. Kuradi Kristiina ristmik on kinni ja kesklinn on kinni. Jaa. No mida me üldse teeme? Ja ta oli haigelt suur entourage ka nagu. Ja. 3 bussi täit inimesi. Ja kas meil on kõigi dokid üle vaadatud? Jaa. Ja siis see vaata, mis ta ütles ka, et Venemaa nagu kisub meid ka sõtta, siis ikka... No jah, vaata, aga siin on see, et oleks seda siis mingi uus siin, vaat see on see, ma ju... ma oskaks ise ka poliitik olla nagu. Ja. Ülilebo töö. Iga kuradi pressikonverents. Me peame suurendama sanktsioone, suurendama toetust Ukrainale. Okei, me oleme seda sama asja 5 aastat öelnud. Nagu, ja ma olen nõus, aga nagu tule uut contenti. Ütlegu uut moodi. Ma ütlen ausalt, et kui alguses üldse nagu nendest Venemaa sanktsioonidest räägiti, vaata, siis minu linnuaju sai nagu sellest aru, kui justkui, et neile pannaksegi nagu mingisugune rihm, vaata, peale. Et neil läheb nagu päriselt raskeks. Aga siis nüüd, kui nad räägivad, et me peame suurendama sanktsioone, siis mul oli nagu see, et kas alguses oli siis nagu, et hakkame tasapisi pihta. Ja, see kui tuleb 21. sanktsioonipakett. Miks te kohe ei pannud nagu... See pidi olema see esimene ju. Ja miks te annate kohanemisruumi? Või nagu ma ei saa sellest aru. Nüüd, kui teie majandus on järele jõudnud nendele sanktsioonidele, siis nagu paneme natuke juurde ja innustame teid veel pingutama. See ongi see, et nagu miks sanktsioonid ei tööta, sest see globaalne majandus, ühelt poolt kõik on üksteises nii suures sõltuvuses, aga teiselt poolt on nii palju nagu valikuid, et sama asi nagu see Hormuzi väin on ju. Kõik et kütus läheb kallimaks, kuradi 3. maailmasõda algab. Ja nüüd kütuse hind läks tagasi nagu sellele. Algusajale. Enne sõda ajal. Ehk siis leiti lihtsalt samamoodi Venemaa keerab kuradi see Nord Stream on ju plahvatas ja hinnad läksid lakke. Aga siis kuradi Katarist hakkasid LNG-d tulema. Ja no et sa leiad alati mingi teise pakkumise ju. Jah. Et lõpuks tagajärgi ei ole. Can't lose. Ma räägin, tagajärjed on fucking müüt. See on nagu jah see, et sa kaotad nagu mingi jäätise või pulgakommi ära vaata ja siis järgmine inimene juba annab sulle pihku selle. Jaa. Väga hea. Always fun times. Always fun times. Et see, kuigi ma ei tea, ma ei kujuta ette, mis talvel hakkas juhtuma, sest nüüd kui see väin jääb kinni, siis me nagu veits võtsime nüüd nagu Venemaa gaasi asemel nagu Katari gaasi. Et kus ta nagu nüüd hakkab tulema. Nad võiks lihtsalt teha nagu mingi need Hollandi need kuradi gaasimaardlad lahti jälle. Oli Holland või Taani, kus on Euroopa kõige suuremad maagaasi varud. Aga nad pandi kinni, sest et selle gaasi ja siis kaevandamine, no mitte kaevandamine, nagu maa seest võtmine põhjustas maavärinaid. Who gives a fuck? Vaata see hea, meil siin ülirahulikus kohas, vaata. Who gives a shit? Pange see lahti, saatke meile gaasi. Ja ma ei tea, Hollandis pidi üldse mingi ülihalb õhu kvaliteet olema. Jah, mis on imelik, sest on tulnud nagu tuusada oma jalgratastega. Jah. Võib-olla see on kõik see sabu, mida tehakse. Jah. Aga meil, auto kuradi pealinn kõige puhtam õhk.
mida? Kõige ilusamad kajakad, kõige puhtam õhk. Tuud, eile nägin kajakat, ta oli nagu vahast tehtud. ma tean, aga nad on nagu thriving. Ja Thriving. See häirib mind. Kajakad, vaat nüüd Legit, ei, kui reaalselt kajakas on mingi Tõnu suurune ju. ja. Nagu nüüdseks. Ei, nagu kajakas võib Tõnu ära viia. Jah. mu sõber just rääkis, kuidas ta sõi mis see keskus on seal sadama kõrval? Nautika. Sealt võttis Rimi pitsa ja siis kajakas sõi ära selle nagu käest. Ja, nad on nagu väga osavad selles. Sa pead toima nagu keha lähedal oma toitu. Jah, mis pitsa oli? Rimi pitsa, ja, ma ei tea. Okay. Kana vist äkki, sest on eriti naljakas. Lihtsalt, et Danil oleks nagu hea meel, siis nagu jah, et siis oleks see viineri pitsa. Kajakad on nagu, me lastena Jõhvis ka kartsime, vaata. Ja. See, et nad, tead, kus nad hakkavad pea kohal tegema neid hävitaja lende. Ja siis sa nutad. Kajakas mingi tuleb tagasi. Ja on päris ülbed, jah. No päris ülbed, aga tegelikult nagu armsakesed, monogaamsed. Kajakad elavad mingi üle 20 aastaseks ju. Ja nad paarituvad terve elu ühe inimesega. Sellepärast inimesega. Ja ühe kajaka. See on see kajakas, keda Dan kinni hoiab. Ta paaritub ainult ühe inimesega. Väike faktoi. Väike slat kajakas. Aga jah, vaat sellepärast nii palju söövadki. Nad on nagu suhte linnud. Neil on igav, seks on igav. Ja siis nad tahavad kogu aeg nagu mingi rämpsu süüa. Et see ongi jah nii. Vaat need monogaamsed linnud kuradi kogu aeg slim, kogu aeg cocaine skinny. Ja slingin dick. Aga vaat kajakatel pole aastaid on nagu, see honeymoon on ammu läbi. Ja. Mis nad seal kõrkete vahel teevad ainult kuradi missionäri. Ja ongi, sellepärast ongi kajakad nii ahned. Ja kogu aeg kodunt eemal, kogu aeg mingid tuhniad prügis. Nad ei taha kuradi kuulda naise kaagutamist. Sa kuuled ju seda. Ma elasin Kristiines kunagi kuradi kogu aeg. Aken praokil. Türa, ma läheks ka kuradi prügis sööma. Päevad läbi kodus. Põhiline kajaka koht ka, Kristiines. Päevad läbi kuulen seda. Et see... Aga see on haige nagu, et kui sa elad näiteks mingi Tartus või Viljandis, sa isegi ei tea, et siuke lind eksisteerib. Selline linn. Ei, Tartus on ka kajakad ju. Ei, liiga kaugel nende jaoks. Turu silla juures on mingi kogu aeg situvad peale sulle. Võib-olla oli, jah. Seal igast jalakäete sillal on vaata mingi ämblik ja see, oled neid kui suure. Jaa, see on crazy. Need lähevad üli suureks seal, need ämblikud. Nad ongi nagu ehitatud just kui ämblikute jaoks. Ja, see on nagu nii hea toidu peal seal. Ja. Kus kohas? See jalakäete sild, vaata. See, mis läheb sealt Raeplatsilt, vaata, üle ja... See Hesburgeri juures. Minu orientiir. Jaa, selle Hessi juures, ja. Seal nad panevad vaata koovad võrku sinna äärde ja siis seal on nii palju putukaid ja asju. Kogu aeg toitavad ja nad nagu, need ämblikud on legit siuksed nagu. Nagu selle käsipuu iga kuradi teiba vahel on uus ämbliku pesa. Ja nagu massive, no rusika suur. See putukatel pole ka seda instinkti tekkinud, et äkki ärme lähe sealt. See on kuna iga selle toru taga on nagu mingi lambike ja putukad armastavad lampe. Siis ongi nagu kõik need väga-väga nagu paksuks söönda ämblikud on seal. Ja nad isegi ei liiguta kuhugi, vaata. Sa näed, kus ämblik, kui ta peab paar sammu tegema, ta on nagu Ja. Kõigil on sonid peas. Sonid peas. Kõik on nagu Pekingi ämblikud. Pekingi ämblik. Aga nüüd sa hakkasid seda paot seegima. Niimoodi, et nende ämblikute puhul hiired jooksevad magava kassi suhu. Ja rääkides kassidest, kui keegi näeb tondi või sindi lähedal. Üldse mitte need kohad, kus Mattias oma kassi ära kaotas. Okei, tondi või mis see teine koht on? No kuradi Kirde Tallinnas. Kui keegi näeb mingit ülesõidetud kassi, kui keegi näeb mingit valget kassi, kellel on lauba peal selline must laik, mis läheb ninani, siis ärge tülitage teda, see Mattiase kass.
ta on jooksus linna peale, ula peale läks. Ula peale, jah. Lihtsalt slingib tekki ja... Matu Kass sai lihtsalt teismeliseks, vaata. Jah. Ta on natuke väljas olla. Aga ei, heartbreaking ikka, jah. Aga noh, see Kass tegi otsuse. Vahepeal, kui sa midagi armastad, sa pead lahti laskma. Jah, täpselt. Sest sa tead... Seda Matu tegi. Sa tead ülikiiresti. Ja sa tead, et ma ei tea, mis olukord see oli, aga väga huvitav, et see Hitleri vuntsiga Kass, temast ta nagu krabas kinni, vaata, tema ei saanud kuhugi jooksu panna. Jah. Aga see Mussolini. Milo. See kured, jah. Ja sa tead, kui Mattias tegi seda aeglas sörkida järgi, vaata. Kuule, kuhu sa? Tead, go with the flow. Go with the flow, Go with the flow. Muidugi Soomi poes ei ole mingit sükest riista, millega sa oma kassikiibiga üles skanneerid või? Oh my god. Aga kas see kassikiip ei näita sulle nagu seda Find My Cat? No võiks ju. Võiks ju. Sa ei saa panna ER-tagi talle persauku või? Või nagu selle, tegelikult ju kaela rihma külge paned. Saaks ju panna ju. Muidugi saaks. Helistame Matule, ütleme. Ütleme, kuule, meil on haige tagantjärgi tarkus sulle. Tere, ma lollisin see, et me läheme nagu Matuga tegema, vaata, ühte streamerit ja Jalka seda on ju 2 võistkonda ja siis on see, et nad nagu annetavad, võitja meeskond siis annetab oma valitud heategevusele. Ja siis üks tiim oli, et kui me võidame, siis me annetame vähihaigetele. Ja teine tiim oli nagu, et kui me võidame, siis on Cats Help. Cats Help. Mis on nagu väga naljakas, et sa võtad vähihaigelt inimeselt raha peost ära. Ja nagu, et Cat Cafe tahab natuke saada raha. Seda mingid vähihaiged lapsed vaatavad seda streami. Ja nagu palun. Nagu... ei, mul oligi see, et kui mind pannakse tollesse tiimi, kes on Cats Helpi poolt, et siis ma kohe, kui ma näen, et platsi peal mingi vend oskab mängida, siis ma vahetan ta välja, vaata. Mul on see, et lõpetame selle sita kohe ära. Aga suht loll. Aga mõtle, kui Cats Help ongi see, et nad panevadki lihtsalt mingi pool tonni neid krõbinaid kuhugi loksale tee peale. Noh, et need kassid lihtsalt hulkuvad kassid lihtsalt paarituvad edasi ja mingi palju nevad. Huvitav, mis sa arvad, kui kõrgel nagu Family's see Milo on juba? Kui kõrgel, kus? Family's. Nagu Sopranode Family. Street Cat. Yeah. He's a made guy. He's a made guy. He's a made guy. Yeah. You don't fuck with a made guy. Ei, ma arvan, ta on nagu living life. Kassid saavad hakkama, nad on kuradi... Neil isegi ei meeldi inimesed. Ma tean, ma ei ole kunagi kuulnud, et kass auto alla jääks. Üli palju. Sõidaks jah. Ma tean, jah. See on kusjuures number 1. Kõik kassid, kassid ei sure vanadus, nad jäävad auto alla lõpuks. Aga tegelikult see võib-olla on see, et nad mingi magavad kuskil rehvi all, vaata. Ma ei usu, kass ei tundu loom nagu, kes jookseb auto ette. See tundub rohkem, et ta poeb mingi sooja mootori juurde ja siis see küpsetab ta ära. Oh my god. Ma tean, et liiga brutal. Väga brutal. Ei, tegelikult oleme mõtetes Matuga. Jah. Füüsiliselt me tal abiks ei käinud. Aga me jagasime story't. Sellepärast ei tohigi midagi armastada. Jesus Christ. See on see take away. Sa ei pea muretsema. No siis ma vaatan. Ja aga mis elu see on? No jaa, aga vaat saad aru, ma vaatan juttu, et 14. Nii? Kuigi, vaata, paps rääkis teida mingi aasta peab veel vastu. Teab, kuidas teab või? Siis nägi, et Jõttu ajas seda Ruubiot. Ruubi on suurem, vaata koher. Jõttu ajas teda mööda aeda taga. Ja sellise haiglasliku naeratusega. Ja siis isa ütles, ei, Jõtul on jooksu aeg. Teda ei ole kunagi kohitsetud. Ja siis ongi, vaat, kui sul ikka munn töötab, on midagi nagu hästi. Silm särab, jah. Aga ei, ma vaatan ka Jõttu on 14, vaata. See on juba vana koer. Et see tõug umbes elabki maks 15-seks. See, et ma olen juba pre-leinan Jõtut. Ongi nagu valus. Ja siis ongi see, et oli mul vaja armastada midagi. Ei olnud. Teete Jõttuga jah nagu kursavennad on. Jah, täpselt. Aga see on haige mõelda. Jõttu on pool minu elust. Olnud mu elus. Pool mu elust. Crazy ju. Sa olid suht mitu aastat tegelikult Tartus ka eemal. No jah. Pluss Austraalia. Aga ta terve aeg ta vaatas aknast välja. Ootas sind. Ootas.
ootas. Tegelikult kui ma tulin Aussist tagasi, mõtlesin, mul oli see fantaasia, nagu tead need klipid, võtta. Soldier comes back from Afghanistan ja siis on mingi kuldne retriever, kes on, läheb täiesti bad shit. Jõtu kohtus esimest korda minu. Jõtu oli lihtsalt nagu täpselt samamoodi, kui ma olen täna õhtul koju. Sama reaction, mis oli, kui ma tulin 7 kuud, valutasin südant. Oi, Jõtu kindlasti muretseb. Ta oli lihtsalt no fucks given. Esimest korda tundis mu lõhna. Unustas ära lõhna. Nii et jah. Ei, lõpetame selle liigse loomade armastamise ära juba. Creepy on, vaata. Eino Rivo. See episood, kui nagu üks hetk Jotut ei ole enam. Ja meil tuleb see ja lõpetame loomade armastamise. Äkki ma proovingi lihtsalt kaitsta ennast emotsionaalselt. Ja ma arvan küll, jah. Sa tahad olla nagu liiga cool, et sind ei koti, vaata. Ja see, kus Jotule ka seal veterinaariumis on nagu kool läheb. Aga jah, see Rivo. Mis reaktsioon tuli? Miks sa teed oma koeraga sarnast miimikat? Ma saad aru, viin Rivot koju, on ju, oma tuuril. Öösel, ma ei saa nagu sõita sealt Astanguult, mis on Paldiski maanteel või? On see Harku tee, vaata. Ma ei saa sinna sõita. Sellepärast, et nad on 2-kilomeetrise teelõigu sulgenud. Kas on tee ehitus? Ei. Konnamärk. Et konnad saaksid üle tee. Nad panid sisse sõidukeelu sinna. Ja ma pean teist kaudu minema. Kas meil on nagu vähe probleeme? Ja tea, mis on kõige haigem täna või? No. Kui on 1. september, kas nad laste jaoks teevad nii? Ei. Ei. Täpselt. Teile, kas me ei saa panna selle konna jaoks lihtsalt, pane siis 2 tüüpi ja stop-siltidega ühele ja teisele poole. Kas nad Matu kassile panevad selle märgi? Ja. Ei. Sõida. Panevad 90 ala sinna. Linna. Aga konnadest sõidab me üle. Kakumaja samamoodi on need. Aga tegelikult ma arvan, et seal võib olla see, et neid on nii palju lihtsalt, et see oleks nagu rets, nagu slaughter, vaata. See sõidakski nagu mingi konna plöga vere sees siis äkki. Jaa, aga ongi nagu, see ongi nagu Doom. See oli Zoom? Doom. Doom. Et see on nagu Zoom enne seal. Sa näed, kuidas su tegelane muutub aina verisemaks. Fucking konna. Aga Kakumäel on konteinerid, kus on peal, vaata, teopilt, tigupilt on peal. Ütleb, et Hispaania teetigude kogumiskonteiner. Lolliks oled läinud või? Mis kuradi teetigude? Hispaania, go home. Hispaania, et ma Itaalia teetigusid ei tohi panna sinna konteinerisse. Ma ei tohi oma kuradi poolenist jõuda. Sa pead nad rahvuse järgi eristama lihtsalt. Mille jaoks on? Tegelikult nad vist on mingid mürgised või midagi või? Nad on võõrliik, nad söövad neid mingid meie tigusid ära vist. No tule siis ütle lihtsalt, et astu peale. Ei, aga see ei aita ka, seal ongi mingi case nagu, et see ei ole hea nagu vaata. Sa ei taha nagu, et predatorid ka seal maitse suudavad vaata. Siis ta on juba ökosüsteemis sees. No aga ta ongi sees. See on nagu mu vend räägib, vaata. Kui ma ära sõidan, siis ta ütleb, et proovi siis paar kährikut alla jääda. Võõrliik on ju ülihalb meie ökosüsteemile. Kährikut oli paar aastat tagasi plahvatanud populatsioon. Et iga kord ma sõidan kuhugi. Tee äärne on kährikut täis, kellest on üle sõidetud. Ja vähe on sõidetud. Meil, saad aru, meil on 10 aasta pärast. Tän tavaliselt teeb nii, et ta võtab selle kähriku laiba, vaata. Siis ta seob oma selle fookuse taha, vaata. Ja siis nagu seal Troojas, vaata. Lohistab järel seda, vaata. Vaata oli see. Are you not entertained? No see on gladiaator. Are you not entertained? See oli gladiaator, jah. Aga oli Troojas, oli see, kus see... 300 mõtted. Ei, Troojat. See, kus Brad Pitt oli, vaata. Troi. Sa ei ole näinud seda, et KTM. Seda aru, ma nägin täna unes Troid. Hui? Ja.
ma nägin, see oli üliveider unenägu, sest et see oli mingi lihtsalt mingi Brad Pitti six-packi vaata. ja ma suudlesin Brad Pittiga terve öö. Sa pesid teda seal vannis vaata. Ei, ma nägin täna öösel, ma nägin Troojat unes. See unenägu algas niimoodi, et mul oli mingisugune Genialistide klubi Kangem Graam show, mille ma olin ära unustanud. Väike plaak. See, et sa teed unenäos ka promo. Ei, ja siis ma nagu olin venues kohal. Mentally insane. Ja ma olin nagu venues kohal ja ma olin nagu, et täna ma ju teadnudki, et mul on nagu veel üks välja müüdud show. Ja siis rahvas nagu kogunes ja siis kuidagi see muutus nagu lahinguväljaks. Ja me olime nagu Troojas. Lihtsalt, et mingi crowd hakkas heklima sind. Jah. Lahinguväljaks. Ärkan kuselõigus üles. Kas see lahinguvälja oli nagu Gen-klubi või see nagu transformeerus? Et see Gen-klubi transformeerus nagu selliseks kõrbeks. Open air. Ja ma teadsin unenäos, et ma olen nagu Troi. Nagu teine stseen tuli. No just, et ma kuidagi... Maximus! Et ma proovisin nagu publiku ette saada ja mingi värav oli kinni, vaat. Ma pidin mingi üle seinte ronima. See oli nagu fucked up. Olid hobuses just ka või? Ja olid küll kaarikutega. Haige värk. Aga muidu oli ülisitt tuni. Jäin magama mingi. Vaata, see oli see, et ma arvan, ma tegin selle fuck up'i, vaat, kui ma Steni viskasin koju eile. See oli see, et kurat, tegelikult lõunad sõin mingi 2 paiku, vaata. Aga kell on juba... Mulle meeldib, kuhu see lugu läheb. Kell on 12 kohe. Siis mõtlesin, ma olen juba Kristiinas. Kell on 23. Ma olen juba Kristiinas. Ma olen juba 23:45. Vaatan, oi, mis Volt lahti. Vaatan, mis siin üldse lahti on. Korraks. Ma ei kujuta ette, mis seal Kristiinas võib olla lahti. See peab olema mingi koht, millel on eraldi uks. Ma annan sulle ühe vihje. KFC. Paningi, kuradi. Fucking kanaribade ämber, soodukas. It's meant to be. Meant to be. Meant to be. Ja siis paningi nagu, oi, kas nad võtavad üldse vastu mu tellimus? Oi, ja kuidas võtsid? Tellimus vastu võetud, 5 minti hiljem juba valmis. Parkisin seda taksode alasse, parkisin vaata. Sisse sõidukeelust edasi. Läksin, võtsin oma ämbri ja sõitsin koju. Ja siis sõin ära selle... Vaata, ja ta külvaks lähe sul selle peale. Ma sõin kõik... Sa pead istmesoojenduse sisse ämbrile. Unustasid ühe kastma ära, aga ma andestasin. Ja sõin kõik ära. Ja vaat, ma pidin kõik ära sööma, et ei jääks asi tähendab. Et ma homme oleks meeles, et oi, ma olen ikka siga. Lihtsalt selle KFC koti nende teiste KFC kottide kõrvale sinna tuppa. Ei. Royal Asiani kotti ja mandariini kotti. Ma ei suuda usku, mis asja sa sööd vahepeal. Mida vittu sa ajad? See on kuradi kana ja riis. Vaata, Tõnu ka on nii nagu lihtsalt situb mulle hinge kogu aeg. See, kus... Ei, saad aru, me oleme Tõnu nii ära, ta on nii nagu sheltered. Jah. Et ta ei tea, kuidas nagu enda otsest, ma ütlen otse välja, otsese ülemusega, kuidas nagu suhelda, vaata. Kuidas ta nagu solvab mind. Ma viin poisi sööma. F-hoonesse, viin poisi sööma ja siis ta lihtsalt out of the blue ütleb, oi, Dan, ega sa 40. sünnipäeva ei näe. Seda ütles Roger. Ei, seda ütlesid sina. Ma küsisin. Ja mis sa arvad, Dan näeb 40. eluaastat? No see on ju palju parem. Ma olen nagu, Jesus Christ. See, et sa tahad, et ma noorelt sureks, on nagu insane. Miks Tõnu peaks tahma, sa et ta sisse tulek? No täpselt, exactly. Et tahad lihtsalt viskad leiva isale mulda peale. Ja pluss ma olen tegelikult ma olen nagu ülitervislik. Oled jah? Trennis käisin täna. Haiglariided. See sama särgiga või? Ei. Maika. 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 See Chang või? Led Zeppelin.
Led Zeppelin. see on 2 varianti ja see on kas Changi õlle oma või Led Zeppelini, tal on 2 maikat. Okei, Tõnu, mis sa arvad, mis see, et nagu, et mul on halb kolesterool kehas või? See on geneetiline. Kui sa sööd iga päev keemist. Ma ei söö iga päev, ma söön... eile lõunaks Kiievi kotletid. Jaa, alguses ma olin isegi KTM, väga hea food. Ja siis sa tegid selle täpsustuse. Kikas. Siis ma olin nagu, Kikas. Ma kutsin ette, et sul emps nagu ise. Ja restoranis muu on. Ei no, su ema ju. Mu emps ei ole traditsiooniline kodupere naine, ta käib tööl, tal ei ole aega, et teha mingit. Iga kord, kui päeval pluss meil on igal pereliikmel on täiesti erinev dieet. Mu isa sööb see, kus sa paned jötuga pereliikmeks sisse. Ja siis ta sööb ainult krõbineid. Sest paps sööb õhtuks torti, siis mina... Oota korra. Ei, nagu ta... oota. Tal on lihtsalt see fantasy. Stop. Kui ta oli kunagi vaene tänavalaps ja vaatas nagu läbi selle vitriinakna neid torte ja asju, mida ta ei saanud lubada. Sest nüüd ta nagu naudib, et ta saab lubada endale pagaritooteid. Jaa, mis tort see on? Mingi poest ostab mingid neid torte, virmalise tort, šokolaaditort, kuradi erinevad tordid on. Aga kas ta sööb nagu viilu või ta istub ja ta slämmib selle tordi nagu või? Ei, ta nagu segab seda, vaata. Et ta paneb mingi pool torti nagu kaussi ja siis ta paneb sinna sisse, ta paneb sinna sisse mingi külmutatud mingi marju, kondenspiima, halvaad. Ta teeb nagu mingi full nagu bowli. Ta teeb full mingi metsa survival kuradi toidu, vaata. Survival tort. Survival. See on ülihea nagu hästi palju kaloreid just enne remmi. Ei, aga üliheas vormis. Vaata, teeb trenni ka. Te käite koos trennis? Ei, ta ikka hantlitega jookseb ringi. Kodus. Mis see tähendab? No ta on hantlik käes. Niimoodi. Ta teeb ringe sellega ja ta jookseb. Aga ta on ülipäevitunud. Ülipäevitunud ja nagu heas vahel, ta on 66, slim, lihastes. Noh, midagi teeb õigesti. Siis emps sööb ainult kala. Kui ta sööb, siis ma olen teda mingi 4 korda elus söömas näinud. Ta sööb mingi kalasuppi, vaata, mingi kala asju. Mina söön lihtsalt notsu. Kõik läheb. Mis järele jääb? Ei, no mõnikord emps toob, vaata, töötab seal Kakumäel lasteaias, vaata. Siis kui neil jääb üle mingi pilaf või püree, siis ta toob niimoodi selle purgi sees, vaata niimoodi. See on selle ära. See on mõistlik. See ei lähe raisku. Ta ei lähe raisku. Ei, muidugi see on väga hea käitumine. Mõistlik. Ja vaat siis tegelikult siin ongi see veider vastasseis nagu, et perega elamise vastu. Mis on nagu ajalooliselt pere funktsioon on? Lihtsam on nagu ellu jääda. Meil on ühised... Toestav kommuun. Meil on mingid ühised ressursid, meil on ühised mingid nagu abivahendid, vaata, sa oskad seda, ma oskan toda, on ju. Ja niimoodi on lihtsam hakkama saada. Ja. Aga kogu see põhja inimese, see võhiklikkus, vaata, et see kuradi nuclear family, et vanavanemad ei kasvata lapsi, nemad tuleb hoolde kodusse panna, laps 18, kohe üürikasse, 0 mingit seda baasi tekib, on ju. See on lihtsalt tegelikult tarbid ju. See küll, jah. Üürikas elamine on lihtsalt tarbid. Ei, selles mõttes küll, sa oled nagu seda vundamenti ikka kõvasti pannud. Mul on sitaks vundament. Kus elamus majast on vundament. Ma olen kroonimiljonär. Jah. Tõnu jah naerab, on ju. Ma olen kroonimiljonär. Arved on makstud. Palju see eurodes on, ma isegi ei tea. Mingi 60 tonni. Kroonimiljonär. Puhas cash. Sellest teeb selle suht rahvist. Ma hakkasin investeerima. See ei kõla nagu isegi hästi, kui sa ütled kroonimiljonär. Ma hakkasin investeerima. Avasin investeerimiskonto. Tegid päriselt või? Jah. Kus sa panid siis? Oota. Ma panin 2 korda pinni valesti. Ma tegin enda investeerimiskonto ja see on juba kaotanud raha.
sa võtsid välja sealt juba tagasi, vaata. Mul on vaja tegelikult kulutada seda. Ta teeb nagu ise mul mikroinvesteerimisi. Ahah. Aga see ei ole ju, ma kaotan raha ju. Ma ei saa aru munnigi nagu. Ma ei saa munnigi aru selle. Praegu tegid ülekande kuhugi. Ei, ma nagu Laivis näeme, kuidas nagu ma proovisin seda, avasin investeerimiskonto, kandsin sinna 50 € üle, et kuskilt peab alustama. Ja nüüd ta panin mingi, kas soovite mikroinvesteerimise sisse lülitada? Ma panin jah. See on see, et sa mingi iga kaardimaksaga ta nagu round upib su summa ja siis paneb veits kõrvale või? Aga kuidas mul siis vähemaks läheb? No sul lähevadki lihtsalt hinnad kallimaks sellega. See on nagu see, et jäätis on 7, aga nad võtavad sult 10 ära, et paned 3 kuhugi hoiusesse. Ja, aga see võiks siis nagu mul investeerimiskontole minna, aga sealt on vähemaks läinud. Aga see on investeerimine tegelikult üli... Vaata, see on, ei tegelikult vaata, sa mõtled, jaa, okei, mis asi on 4% tootlikkust? Ei, see on päris palju tegelikult. Esiteks see on päris palju, aga kui sa mõtled nagu 30 aasta peale, sul on ju mingi kuradi... No jaa, aga kui ma paneksin sul on lihtsalt... 40-ndeni aega, sa ei saa nüüd niukseid, sul on vaja mingeid suuremaid kvoote. Ja. Või ma mõtlesin, mis ma saaks veel teha oma, mis minu financial goal on, et ma saaksin aasta aega teha iga päev, terve päev kouki. See on nagu üks goal, nagu arvestades sellega, et tolerants tõuseb. Aga sa teed nagu ainult 1 aasta siis niimoodi? No jaa, ilmselt ma nagu, ma pean ju selle Tõnu eesmärgi täitma. Tõnu tahab, et ma kuradi oleksin uus Dan Põldroos. See ongi ta goal. Lihtsalt naerab ja tunneb rõõmu, kui ma veel frititud asju suhu panen. Sa ei ole nagu hea sõber. On keegi öelnud? Sa just enne ütlesid, et te olete kolleegid. No jah, täpselt. No see on ka selline väga iffi. Väga iffi. Tõnu, on sul enda kaitseks midagi öelda? Ma arvan, et ütlesid kõik õigesti. Aga kuidas sina siis toitud? Räägi, mis sa sõid täna? See on nii igav, miks ma sellest räägin nagu. Sa topid kõik selle üle. Jah, sest see point ongi see, et see on naljakas tähenda, sest sa nagu mõtled... Ja F-hoones käisime, sõid ka oma seda pizzat. Rõh. Koos koorikutega. Ja, kõik sõid ära. Aga Tõnu võttis nagu mingi suht tavalise pizza, sul oli mingi meega üle valata. See oli see trühvli pizza. Trühvli nott sulle. Mis pizza sa võtsid? Mingi singiga midagi. Sink töödeldud liha. Kohe mingi defense. Ja. Pluss see trühvli pizza ei ole kunagi päris trühvliga. See on alati trühvli õli tihti peale. Arvad, et ei ole päris. Aga ma ei tea, kus F-hoones. Arvad, et see ei ole päris kallim kui kulla hind. Trühvel või? Suht kindlalt, jah. Arvad, et... Okei, mis sa eile sõid? Räägi. Ei, räägi. Härra tervis. Ma unustasin, meil on ju Margus Punab siin stuudios. Ja, räägi. Ees nahk pesemata. Lihtsalt pahane, et rahvale ei meeldida KFC armastus. Ma sõin esimest korda see kuu. KFC see kuu. Juuni on mingi nädal aega kestnud. Ei, aga ma KFC-s ülikaua ei käinud pärast toidumürgitust. Kas sa said sealt või? Ei, aga mul kadus lihtsalt see isu. Kuna mu viimane miil enne toidumürgitust oli Mac. Siis mul kadus nagu tükiks ajaks isu ära selle kiirtoidu peale. Aga nüüd on back in business. Aga ma võtsin kaalust alla toidumürgitusega. Mingi 2 kilo võtsin alla. Siis ma proovin hoida seda. See oli lihtsalt water weight. Proovingi vähem vett juua. See on väga hea. Et köhib seal. Ja tervis väga õblub. Tõnu, saad haige või? Käisin ujumas, ka Eesti suvi on. Ahah. Sain kohe haigeks. Vaata, nõrk immuunsus. Kus sa käisid ujumas? Mingis karjääris. Kas see mingi aasta veel jäänud täpselt samamoodi suve alguses haigeks või? Et sa käisid ujumas ja siis tuul tõmbas läbi? See on iga suvine viga vist, jah. Ei õpi nagu. Ja niimoodi sa 40 ei näe, sa pead oma tervist hoidma. Ei saa siin niukse willy-nilli, et väljas on 15 kraadi, sa lähed ujuma. Vaata. No ei ole hea tunne, jah. Mustad sokid ei sobi. Soeng.
kleepisid tuka peale või? Soeng. Vaat seda tibu seal. Tibu. Noh. Okei, tead, matame selle kirve maha. Nagu sa mind üritad matta. Oh shit. Ma tunnen, noh, vaata vanus on ainult number. Ja see number on kõrge. Üha kiiremini kasvab ka. Jah. Tere, kui kiirelt aeg läheb, vaata. Või, mees. Ma nii palju mõtlen selle. Ei, midagi ei jõua tehtud. Ma mõtlen ainult sellele, et kurat, mul ei olegi lõpmatut aega. Mul on mingi 10 aastat. Mul on mingi 10 aastat, kes ma ei affairs in order. Et kas ma tahan 40-selt tööd teha. Suure tõenäosusega, jah. Jah, okei. Ei, nagu lihtsalt mitte, ma arvan, et sa nagu tahad isegi teha. Sa ei taha retire'ida. Kui meil on kuulajaid, kes on 40, it's over. Mida sa teed? Ma nägin mingi ülihead meemi sellest, et vaat, kas nagu vanuse kasvades sa muutud vooruslikumaks või sa oled lihtsalt liiga väsinud, et patustada. Mis on ülihea point, vaata. Jah, lihtsalt liiga väsinud. Sest ma olen ka aina rohkem väsinud, et patustada. See ei olnud see, mis sa enne ütlesid. Sa ütlesid praegu, et sa oled aina rohkem väsinud, et patustada või? Ei, ma olen nagu liiga väsinud, et patustada. Yeah. Ma ei jaksa kogu aeg, vaata. Just rääkisid, kus sa käisid KFC-s. Või see ei lähe patu alla? No türa küll, see oli eile ja see oli ühe korra. Ma käin KFC-s mingi 12 korda aastas. See on korra kuus. Kindlalt mitte. See on korra kuus. Sa oled see aasta võib-olla 12 korda. Ei ole, naljad, loll ole. Tal roteerub, tal on KFC, siis järgmine tal on Royal Asian. Ma räägin mediaanist. Aha. See, kui ma juba olen ära kasutanud oma talongid, ei tähenda, et mu aasta keskmine on kuidagi... Seda küll, kui sa see aasta rohkem ei käi KFC-s. Jah. Siis sa tõesti võib-olla... Okei. Oath locked in. Ei, sa ei taha teha seda, sest siis me oleme tuuril kuskil, kus on ainult KFC. Jagavad, täna see mingi Tartu KFC on prügi. See Kristiina on see where it's at. See on ka okei. See on ka. Lihtsalt see KFC sommelier. See on üks vene perekond, kes töötab seal. See family business. Tubli vene perekond. Kentuckist pärit. Või siis Vapiano, see on üks Itaalia perekond. Pani oma selle väikse butiik restorani püsti Rocca al Mare keskuses. Vapiano. When the moon hits my eye like a big pizza pie. Vapiano, I'm a made guy. Vapiano. Tahaks teada nagu, mis nagu Realmis sa elad? Kas sa, kui sa I'm nagu strictly Catholic. Kui sa nagu hommiku ärkad, sa oledki nagu, jah, sa oled nagu mingi karakterisopranus. No täna ärkasin. Noh. Ja Troojast. Ja ma ärkasin vara. Ma ärkangi nagu jah? Saller. 12:30 on liiga vara sinu jaoks. Ei, ma ärkan. Tavaliselt ma ärkan, vaata, kell 9 ärkan, sest mul on põis täis. Sest ma jäin öösel teed. Ja siis ma ärkan, mul on põis. Teil on see õhtuti papsiga väike kook ja tee. Jah, mul on, no me oleme English. See on siukene väikene, see on rutiin. Oota, ma ärkan kell 9 ja kuna ma norskan terve öövad, mul suu haiseb. Ma tunnen, suu haiseb, mul on öökapil õun. Türa ma ei saa. Miks? Mees. Mis sul toimub? Mul on öökapil. Miks sul alati snäkk kõvatuses on? See ei ole snäkk, see on türa tervislik. Õun, doktor. Apple a day, doktor away. Oota, nii, okei, sorry. Mul on õun, et ma nagu hammustan. Öösel? Ei, mitte öösel, 9 hommikul. Hammustan õunast sellise mõnusa. Sümboolse. Türa mees, see viib kõik selle gakk, kõik see gakk, mis mul norskamises tekkis, see viib seal, värskendab suud. See on nagu kuradi pastill. See ei pese hambaid. See lihtsalt hammustad õuna. No ilmselgelt ma keskpäeval pesen hambaid.
aga päeva kui ma ärkan, esimesed 4 tundi lihtsalt full kuradi õunapesu pealt. ei no see on kuradi, vaat ma ei ole veel, see on minu jaoks ei ole veel hommik. Okei, oota, kas sa paned õhtul selle õuna valmis siis nagu? Alateadlikult kusjuures. Mis alateadlikult ei räägi? Vaat see juhtub nii, et ma viin nagu öine see midnight snack ja sarja vaatamine. Siis ma viin nagu enda tuppa. Peale KFC-d. Ei, no türa, see ei ole iga päev, ei ole KFC. Vittu küll. See on nagu, ma viin nagu tavaliselt öösiti, ma söön mingit puuvilju, vaata, mingi banaan, mingi viinamarjad, õunad, vaata. Tere see snäki vaagen. see fucking samba kuradi puuviljamüts. Viin nagu selle, enda sinna koopasse. Ja siis ma alateadlikult viin nii palju, et kui ma ei jaksa enam süüa, siis mul jääbki üks õun alles. Ja siis hommikul, kui ma ärkan haisva suuga kell 9, siis ma olen nagu, oi, mis kingituse ma endale jätsin. Kas sa käid kusele enne või sa hammustad enne õuna? Vaata, kui ma otsustan kusele minna, siis ma pesen hambad ära. Aga kui ma otsustan nagu venitada, et tegelikult ei ole nii suur kuseda, mul lihtsalt suu haiseb, siis ma lihtsalt hammustan õuna või kuivatatud mangot. Mõnikord on pähklinäpp, kui kuivatatud mango, ka üks koor jäetud alles, just alateadlikult. See on päris hea tegelikult see kuivatatud mango. Mees on hommikul kuradi, suu haiseb, hammustad seda, nüüd enne oli nagu haisvu maitse suus, nüüd on kuradi tai maitse suus. Kuivatatud fucking mango. Nii. Tule, ma võiks oma mingi podcasti teha, tervise teejuht. Ja Koka raamatu välja anda. Toitumine päevas. Kuidas saavutada 60 000 kilokalorit? Kuidas? Nii, okei. Kuidas alustada päeva ja lõpetada õhtut? Daniel Weinberg. Tervisest targalt. Tunnen, et te nagu touchite. Touchime sind. Te touchite. Touchime. Ja siis tea, mis ma hommikul sööki teen hommikuks, see on, mis ma teen hommikul endale süüa. Nüüd see uus või? Mis sul see uus tiim? Saad aru. Vaata, minu see, nüüd ma olen hakanud, nüüd mul on alternating breakfast. Alternating breakfast. Mul on selline, mis see sõna on? Kuradi continental breakfast, vaata. Et ma panen, mul on nagu puder, jäme kaerahelbe puder, ma panen öösel juba likku. Overnight oats? Ma panen overnight oats, nagu et nad on leos, siis ma ei pea 12 minutit keetma neid, vaid 4. Mees, see on türa smart shit. Sa ei pea tegelikult üldse neid keetma siis? Ei pea, jah, see lihtsalt kuumutad. Ja aga kuidas sa nad likku jätad? Lihtsalt potti või? Lihtsalt potti. Aga külmikusse või? Ei. Aga mille sisse sa leotad neid? Vees. Okay. Potti sisse. Ja siis hommikul keedan nagu putru. Panen pudru sisse külmutatud marju. Panen külmutatud kirsid. Mingi mustikaid või astelpaju või mingi vaarikaid või marjamiks on ju. Panen nagu seda natukene mõõdukalt. Ei kuhja. Panen natukene. Siis seda on sulle öeldud seal kodus, ma arvan. Ei, siis panen siis need, mis need on need pähklid, mis maitsed nagu tolm. Need ajukujuga pähklid. Kreeka pähklid, vaata. Mis ta on? Ma ei saa väga pähklid, ma ei tea. Purustan, panen pihku, purustan peos. Oho, alfa. Ja nagu lasen kukkuda. Pudru sisse. Ja siis panen lusika täis peanut butterit pudru sisse. Ja sellel ajal umbes valmib minu röstsai. Täistera röstsai, seemnetega. Üks röstsai, saad aru mees, mingi üleeile röstsai, ma teen Jotule pai, ta on terve nagu pildis. Teen nagu Jotule pai, siis kuulen see röstsai
ja saad aru, kuidas see nagu lendas sealt välja ja kukkus niimoodi pikuti seisma. Nagu laua peale jäi nagu koorikut pidi seisma. Haige ju. Tere, keegi ei usu mind. See on see, mis ma mõtlesin too hetk. Keegi ei usu mind. Yeah. Ja see ongi ja teed teen ka. Jääteed. Ei, Earl Grey. Earl Grey. Lipton Earl Grey. Lipton Earl Grey. Või Rimitee. Või siis Rimitee. Lihtsalt Rimitee 100 tükki pakis. Ja see on mu breakfast. So figure that one out. Jah, see on su breakfast. Alternating, aga mis teistel päevadel on? 3 muna. Lihtsalt whiskin. Hästi natuke piima. Soola. Natukene. Pool sõrmetäit. Pannime. Ongi kõik. Hästi lihtne selline. Ja vaata, lõunal muutub asi trikiks. Sest ma ei ole nii kaugel ette mõelnud. Lõunaks. Tavaliselt ma teen nii, et ma olen trenni. Teen tubli trenni, vaata. Siis tunnen, et ma olen välja teeninud. Väikse preemia. Preemia jäetis. Ja lähen tavaliselt, sõidan sinna Rocca al Mare keskuse katuse parklasse. Eskalaatoriga alla. Ja siis ma võtan. Mis sulle vastu vaatavad sealt kõigepealt? Kõige esimesena vaatab mulle peale Da Vinci restoran. Seal on minu see go-to on seenepasta. Noh, seentega pasta ja gaseeritud vesi. Nagu limonaad, aga mitte päris. Või mõnikord ma lähen pianosse, kuna mul on see Apollo klubi liikmelisus, siis iga 5. piano on tasuta. Ja ma kogun seda ja ma võtan tavaliselt mingi pasta carbonara. Ja see on minu lõuna. Ei tundunud üldse triki nagu. Ei ole üldse triki, ma räägin, mul on jumala tavaline kuradi dieet, te ise kuradi võimendate siin. See ei olnud tegelikult tavaline, mis ette lugesid praegu. Okay, Inimesed ei käi regulaarselt lõunaks Vapianos ja Da Vinci. I'm not gonna apologize for my success. Yeah. Ma ei hakka vabandama, sest ma saan natuke teist elu lubada. Aha. Okay. Räägi, mis nagu, kuidas sul on? Minul on ka pigem suht igav, ma arvan. No räägi. Mis see igav on? Kui sa tahad teada. No räägi. Munad. Hommikul. Jah. Juba samal lehel. Ja siis ma viimasel ajal on swap out'inud selle täistera pudru Kreeka jogurti vastu. Sa sööd lihtsalt Kreeka jogurtit? Ma söön nagu niimoodi, et ma teen nagu munadest, ma teen kas keedumunad ja mingi naise sõbranna teeb mingi üliagressiivselt seda sourdough saia, vaata. Ehk siis vahepeal lükkan selle ahjus soojaks. Siis panen avokaadot, keedumunad ja siis Kreeka jogurt, marjade. Võt veel mune või? Ei nagu, et tavaliselt ma teen 3 muna. See, kuidas ma need teen, seda ma otsustan vibe'i pealt. Kas ma teen keedu, kas ma teen omleti, kas ma teen scrambled, kas ma teen sunny side up. 6 muna päevas. Arnold Schwarzenegger. Tere me... Iga hommik 3. Daamid ja härrad, Rocky. Yeah. Blenderis. Siis avokaado, sourdough, siis ongi Kreeka jogurt ja marjad ja müsli ja mesi. Ja need chia seemned. Oota, nii et sul nagu siis... brekki on 3 muna ja siis lõunasöök on ka brekki? Ei, see on nagu üks söök kõik. Ma teen mitu käiku hommikul. Mulle meeldib hommikul süüa. Brunch. 2 või 3 käiku. No see on selline brunch tüüp. Siis
siis ma teen nagu trenni on ju mingi aeg või jalutan või mängin kossu või niisama hängin. Ja siis ma söön tavaliselt kas mingit veist, siis kas riisi või kartuli või tatraga või kana, riisi, kartuli, tatraga või tavaliselt ongi niimoodi jah, kas veis või kana. Ja siis õhtuks on tihtipeale midagi sarnast. Kas sa meal prepid või? Jah. Mitmeks päevaks ette teed toitu? Ma ei tea nagu niimoodi, vaid ma teen tavaliselt niimoodi lihtsalt, et kui ma pean hakkama juba näiteks hakkliha tegema, siis ma teen juba kohe 3 pakki ära. Siis panen karpi, maitsestan nüüd suht niimoodi plassilt nagu, et sa saad sellega erinevaid asju teha, vaata, ta ei ole mingi üli konkreetse asja jaoks. Ja siis ma saan seda sprinklida igasse erinevasse seinasse, nagu mis mulle meeldib. Või samamoodi, kui mingi riisi peab pesema, siis ma pesen pigem suurema koguse riisi. Aga no riisi sai see väga kaua alles hoida, vaata. No aga ma hakkan ka siis nii tegema. Ei, sa ei pea üldse. Ei, hakkan küll, noh. Aga siis meil pole millestki rääkida. Aga samas täna ma käisin F-hoones, noh. Lõunaks. No näed, jah. Vau. Mis sa võtsid? Põrks ja friikad, jah? Ahah. Tõnu? Ahahaa. Aga vaata, võib-olla see on lihtsalt nagu see, et mina sõin paud. Aga see on kohe naljakas millegi pärast, kui sa ütled. Miks see naljakas? Ma ei tea. See on lihtsalt sul look. See, mis sa nagu see toit suga teed. See, kui kaua ma situn. See ja, et ma ei tea, ma ei oska öelda, jaa. Aga tea, mis on veider, jah, on see, et nagu mul oli 1 nädal tuuri sees, kus ma sõin mingi 8-tunnise vahega 2 korda KFC. See oli lihtsalt olude sunnil. Ma ei usu. Ma arvan, et see oli lihtsalt mingi happy celebration. Olude slight survestamise. Olude slight inconvenience. Ja 2 korda, 8-tunnise vahega. Järgmine päev mul pole aastaid olnud nii head seedimist. Need junnid olid nagu fucking... Aga äkki... Need junnid olid siledad, nagu koala ajud. Finger looking good. Tulid nagu... Ei, ma räägin ja nagu niimoodi nagu eeltellimusena. Aga äkki sa oledki siuke tüüp, vaata tead nagu vahepeal oli see, et mingi tüüp, kes sõi iga päev McDonald'sit, vaata mingi forever. Mu kehale, vaata siis kohe, kui ma sõin mingit rohelist paska, noh mingi salatit, vaata. Brokkoli, lillkapsas. Ja järgmine päev kakale on see, et... Kuigi see on huvitav, sest... Ei ole mõnus. Kuigi tegelikult need ju peaksid just olema seedimisele. No, exactly. Kuidas see niimoodi... Exactly. Me võiks mingi kutsuda episoodi mingisuguse... Toidunõustaja. Jaa, mitte Erik Orgu, vaid mingi Kristjan Port näiteks või mingi nagu tüübi, kes on päris arst. Mis sa arvad? Lihtsalt, et räägime sotid selgeks. Teeme sotid selgeks. Kellel päriselt nagu õigus on? See ei ole võistlustel. Aga mul on selline tunne, et sa võiksid lihtsalt proovida vahepeal lihtsalt full KFC dieeti nagu ja... Kas neil on ju hommikusöök ka mingisugune menüüs, sa kindlasti tead? Early bird. See, kus sa sõidad Rocca al Mare keskusse hommikul. Üles parklasse, eskalaatoriga alla. Early bird breakfast. Chickens have come on the roost. Sikke väike breakfast bucket. Kikeriki. Väike kikeriki eine. Yeah. Kukeleegu eine. See tibude piip. Tibu ära näita eine. Yeah. Mis veel need tibud on? Mis tibud? Mis veel? Mene aega. Mene aega. Tänu nagu proovin nagu taastada, vaata, me käisime reedel, vaata, peol. Ja nagu alles täna on 4 päev siis. On natuke on okei. No ikka taastada, jah? Jah, sest nagu päris nagu hulluks läks, nagu suht kaua panime pidu. Mingi 9, jah? No, põhimõtteliselt. Tegelikult päris 9. Tegelikult ma panin vist mingi 7:30. Aga see oli ikka intensiivne nagu. Ei ole olnud nagu siukest pidu päris mitu kuud. Või isegi mitte aastat äkki võib-olla.
niimoodi, et reivisime ikka seal Puntso ja Maria ja Steni ja Hensuga. Full higised. Full higised. Ja, nagu see Matrixi reiv. Haigelt kõva oli. Päriselt. See Hensu oli terve aeg õhtul ütles mulle, me oleks nagu välismaal. me oleme välismaal. Ja see oli väga nagu fun. Ja siis see lihtsalt kuidagi rekkis nii haigelt ära. Siis käisime natukene Steniga magneesiumit süstimas ja vaikselt tagasi nagu. Käis magneesiumit süstimas. Okei, proovime. Ja ma käisin ka magneesiumit süstimas. Kus kohast teile siukest asja teha saab? Ma olen hakanud võtma neid magneesiumi tablette. Jah. Aga kas see on õige hommikul või õhtul võtta? Seda ma ei oska sulle öelda. Siis ma eile võtsin 2 korda, äkki sellepärast mul ei tulnudki und mingi poole ööni. Kas magneesium ei peaks olema mingi asi, mis nagu just teeb sind uimasemaks? Võib-olla. Ma hakkan õhtuti võtma nüüd. Ma ei tea ka. No ülisuured need kapslid ka. Kõik läheb korra aastast ja kuur läbi. Ma arvan, sa mõtled praegu lihtsalt kalamaks õli või? Ei. Tursamaks oli. Ei, magneesiumi, see maag, üli palju magneesiumi tooteid müüakse igal pool. Ja vesi ja... Vesi, magneesiumi vesi, magneesiumi pao. Tatrapudrus on magneesiumit. On või? Aga tatar on päris hea asi. Ja. Seda ei ole väga vist mujal. See on mingi tükka rohkem mingi idaköögi teema vist või? Ei, Harju viib USA-sse tatart Eestis. For real. Tal on mingi business või? Ei, ta on alati, tal on koti täis, tal ei ole, tal on see, et vaata, tuleb Eestisse, ta ostab nagu riided Eestist, aga need on nagu ajutised riided, siis kui ta läheb nagu USA-sse tagasi, ta on nagu check-in luggage, kus on ainult mingi Eesti toidud, vaata, mingi selles mõttes nagu siin saadal toidud, mingi tuplad, kohukesed, mingi kuradi tatar, et ta võtabki lihtsalt nagu tükike kodumaad kaasa. Sa pead ennast ka kuidagi mingi tatra kostüümi panema. Jah. Ei, ma tatra enda jaoks rikkusin ära. Miks? No see iga päev. No see hommikuks tatra põder oli siuke huvitav. Ja ei, see oli ikka rahv. Ma võtsin üli palju kaalust juurde. Samas tatar on siuke, et see toob ka kohe läbi just. Samas tean vaata, miks nagu nii palju Eesti nagu mingid vanurid on ülekaalus, sest nad on terve elu putru söönud. Puder on nagu tervislik, aga mitte siis vaata, et sa sööd hommikul pudru, üli palju kaloreid, süsivesikuid. Ta on selline nagu, et nüüd teed talutöid terve päev. Aga kui sa lähed mingi kontorisse tööle, siis lihtsalt see energia sul ladestub kuhugi. See on igatepidi fucked up ja plus... Puder ei ole tegelikult tervislik. Ta peaks suht väikses koguses sööma ja ta ei saa full breakfast nagu vist, jah. Aga ma tunnen kohe, et mul on kõht nagu löta, kui ma söön palju putru. Ja siis mul tuleb uni ka alati. Mul tuleb alati nagu, siis ma olen nagu full nagu sinu... Mul on nagu ööuni ja siis mul on nagu post-breakfast nap. Ma tean, aga sa magad nagu kogu aeg. Sul on nagu see, et sööd hommikusöögi ära väike tudu, trenni, pärast koju söök väike tudu. Jah, see on mingi 20 minutil nagu power nap ja see on nagu hea sulle. Sest sa korra... Pluss mul on see ka, et ma nagu olen nii tundlik vaata igasugu välistiimulitele. Kui ma kõnnin mingi Viru keskuses näiteks, mul hakkab 2 See veedad hästi palju aega keskustes. Kristiine keskus, Rocca al Mare keskus, Viru keskus. Butiik, pererestoranid. Kõik need asjad, millegi pärast. Aga miks niimoodi on? Ma ei tea. Aga mul hakkab pea valutama, vaata, kõik need värvid ja lõhnad ja see on nagu üle stimuleeriv. Siis sama asi, kui ma olen nagu kodus, vaata, ütleme, et tulen trennist, teen süüa, teen mingi, panen tupsu alla, teen tööasju. See tunnegi lihtsalt nagu korraks, et see on too much. Ma pean korraks sleep mode. Aga ma ei jää mingi sügavasse REM-unne, siis oleks ülejäänud päev täiesti fakt. 20-minutiline väike panen kellast äratuse ja mida? Ei, väga õige, sa eladki siukest rahulikku elustiili. Aga see on longevity mõttes, ehk siis pika elukaare jaoks. Uni on kõige olulisem asi, uni ja toitumine. Tegelikult. Ja need on sul mõlemad paigas? No toitumist saaks nagu natuke paremaks teha. Tõnu, mine siin...
vaat see, et tal on nagu, kuna ta elab talus, siis temal on võimalik süüa ainult nagu mingi organic shit'i. oota, aga mis see nagu, vaata tead, et sa kuradi 100 aastat tagasi elasid inimesed 20 aastat vähem kui meie, aga nad sõid ainult orgaanilist toitu. Väga huvitav tunnu. Nad sõid liiga nagu ühekülgset. Pluss nagu neil ei olnud ravimeid ega asju. Aga sa arvad, et ravimitega ei mürgitata meid? Et iga asja peale on mingi ravim, vaata. Ei, ma ei mõtle, et iga asja peale, aga ma mõtlen lihtsalt, kui lihtne on praegu saada mingi sul kätte nagu mingisuguseid ma ei tea, mis iganes kuradi peptiid. No ma ei tea, kas neid on lihtne kätte saada, aga nagu jah, et põhimõtteliselt lihtsalt, et sa saad neid brain fartis praegu. Sander oli Antibiootikuma, jah. Sander oli operatsioonilaual. Ja songa ei saa. Songu ätti ära tal. Ja siis Sander kirjutas nagu chati, et öeldi, et ma 6 nädalat ei tohi raskeid asju tõsta. Mitte te kunagi. Ja mul on see, et no siis on, miks ta isegi ütles sulle seda? Jah. Sander elas samamoodi edasi. Mis see song on? Kõhu valgus. Siin vaata songa saad siin niimoodi tõmbad ära ennast, siis kõhust tuleb mingi, mis ta on see, et sul tuleb nagu mingi soolikad välja? Rebend või midagi. Midagi läheb paigast ära, siis on nagu song, et sul punnitab kõhust välja, pingutad üle. Ja ma ütlesin Sandrile, et ta ütleks arstiga, et kuule, et tehke mul teist asjad ka ära, siis juba vaata. Tehke mul rasvaimu ära, ajage mul kube ära, kuradi, tehke see. Ja siis mäletad, vallaline Sander, suvetuuril me pidime nagu tegema talle seda, et me... Grooming sessioon. Ei, kus ta nagu, ta keeldus, vaata oli mingi... Dan võttis niimoodi Sandri, vaata nagu niimoodi seljaga omale nagu kõhu ja rinna peale ja siis hakkas niimoodi laskma, vaata. Kui tead nagu lambast tehakse. Vaat see ja täpselt niimoodi hoian vägivaldselt. Sandri niimoodi Ei, seakisa. Vaata, Sander hakkas esimest korda elus mingi deitima värki ja siis ongi, räägibki, et tal tuleb mingisugune pruudikene tuleb külla, vaata. Siis ma küsin Sandrilt, Sander, näita kubet. Ja ta on nagu, miks? Ei. Ma olen, ja näengi, full afropikk on kubemes. Ja mul on see, et türa, Sander, sa ei saa panna tütarlapsele näkku seda kuradi muffi. Su kuradi kube saadab ise endale postkaarte, nagu naksitrallides. Ja siis pidimegi öösel, vaata, Rogeriga tulime nii, et Sander magab, me tõmbasime nagu lina üle ta keha, vaata. Kõvasti. Ja siis Sander, seakisa. Ja pidingi lõikama nagu rapu, proovi käeridega kubet lõigata, nii et sa... Ja läkski nagu tükike munni, tal on nüüd deformeerunud munn, aga kubet ei olnud mingi... Ei, tegelikult see naljakas, ma käisin talle peale ülikaua, vaata, et palun shade'i oma bush, kuna ma olen nagu ally of women, vaata. Ja siis... Lihtsalt sellepärast, et sa ei tahtnud seda vaadata, kui te koos tonkate mingit pihti. Ja siis üks kord tulin talle Airbnb-sse ja küsisin, kas on shade'itud. Ta oli nagu, jaa. Ja siis ma läksin ja tegin prügikasti lahti ja nägingi, oligi seal hunnik kubeme karvu. Tegin pilti. Võtsid taskusse ka veits kaasa või? Ma tegin väikse ripatsin sellest. Nagu beebipapud, vaata. Riputan nagu taha vaata peegli külge. Esimene kube. Raske on olla isa, vaata. Ei ole, süda kogu aeg muretseb. Et pojad saaks jalad alla ja tiivad tuult täis. Et see ei ole lihtne. Sa peaks kuidagi välja mõtlema, kuidas Sander saab sulle süüa teha nagu. Mida? Tänile nagu või? Oi, Sander teeb süüa, ta on nagu fucking add butter iga asjaga. See ei ole tervislik toitumine, mis ta kurat teeb. Ei, ta teeb haigelt head süüa. Aga kas te ei ole mõelnud Sandriga kokku kollida lihtsalt või? See mu kuradi... Disgusting Brothers United. Elakski nagu kolesterooliga koos. One roof. One roof. One religion. Legalize it. Legalize.
Don't criticize it. narkopoliitika ei kannata kriitikat . I will advertise it. Teil oleks väga fun nagu bachelor pad. jaa , oleks . samas ma ei tea , siis minu see savust hoidumine nagu , no lihtsalt see , et ma elan hotboxis , vaata , see contact high . ma oleksin nagu ühe No sa saad oma toasi akent lahti hoida. ja ma pean mujal ka käima . ma pean mujal ka käima , ma ei saa olla kogu Äkki on nagu seal Rocca al Mare keskuse taga mingid üürikad seal tornides või midagi? huvitav mõtteharjutus . Väga huvitav on ju. huvitav mõtteharjutus . see on huvitav filosoofiline mõtteharjutus . Mõtteharjutus, jah. Tulebki väga huvitav suvetuur . Palju me teinud oleme täna? Tund ja 10 minti . ma olen tund ja 10 minti teinud . aga võibki siin ju lõppu lugeda selle , et tule meid vaatama suvetuurile . Jaa, teeme äkki selle ära. teeme selle ära . kuidas me teeme selle ? ilma särkideta . Ei tee vist. ei tee jah . Sa võid võtta ära enda oma. kas teises toas on ka mingit atribuutikat või ? Kurat, tegelikult pane tagasi. pane tagasi. Me hakkame pileteid müüma, pane tagasi. kole või ? Pane lihtsalt tagasi. Nibud, ei maksa mõtlema, nibud ei ole hea. Okay. Päästetud praegu. lihtsalt tahate siia kaamerasse või ? ei ole ilus inimese keha . On küll, jah. kallid päikesejänkud , tule meid vaatama Huumoriklubi suvetuur 2020 . Pole vaja seda . teeme ära või ? Teeme ära lihtsalt. teeme ära . Kallid päikesejänkud, sul on võimalus näha mind ja Daniel Weinbergsi. ja teisi Huumoriklubi liikmeid ja Mattias Naani . Ja veel koomikuid. suvetuur 2026 . Teeme veel ühe teegi. Tule nagu lähemale kuidagi. sulle või ? jah . mõtle , ma võib-olla saan teile plaani . see ei ole nagu väga hea plaan . Mis seal alasti on ? see kompositsioon on nagu veidi . väga ilus . Perfect on ju, millest te räägite ? türa , ma olen aga näita seda kämmi korra . seda . Tule lähemale , Dan . Vaat niimoodi , teeme niimoodi . ja see on palju parem . See on nagu naljakas ka . magan jälle , diivani peal , miks magan jälle , diivani peal , miks magan jälle , diivani peal , miks magan jälle, diivani peal , miks magan